praegu siis sõidan mööda Sõpruse puiesteed, mis on nagu siis üks kahest suurest magistraalist Mustamäe linnaosasse ja nüüd ka siis kõigesse sellesse, mis seal taga veel on. Et minu jaoks nagu see Sõpruse puiestee on selline äärmiselt sõbralik, siin on näha, paremal on näha, et inimene teeb sporti, eks ole, siin on nagu palju rohelust, palju avarust, siin on autodele ruumi, ei ole siin ummikuid, ei ole mingisugust hala, et tuleks, õnneks ei ole siia see ala jõudnud, et tuleks, ei saa panna kinni siin midagi või vähemaks teha, et on alati olnud selline hästi tore ja sõbralik, et siin ka vasakul on näha näiteks üks selline uuem maja ja siin varsti paremal tuleb siis kaubanduskeskus, mida polnud varem ja eks see on ehitatud võrreldes sellise vana ajaga, kui ma ka siin väga palju liiklesin, et siin vahepeal, kuskilt siit maalt nüüd jah, kus on näha, siis kahel pool on need uued majad, et kuskilt siit alates oli täielik oaas tegelikult see Mustamäe ja kesklinna vaheline liiklus, et kesklinn oli nagu kesklinn ja Mustamäe oli Mustamäe ja siin vahel oli siis selline roheala, täiesti ilus selline park ja eramud. Et need eramud jah, on siiamaani alles, aga eramute ja siia teede vahele on siis ehitatud selle Sõpruse puiestee sõidutee vahele on siis ehitatud tohutuid ehitisi. Ja on ka kuulda, et viimasel ajal on Tallinna elanikkond natuke vähenenud, nii et võib-olla ongi see Tallinna optimaalne suurus on selline alla 500 000 inimese, et rohkem äkki maksaks, kui see inimesi kokku kuhjata, et meil Eestis on hädapärast 1 miljon natuke peale inimest, et ei pea kõik ei pea Tallinnas elama tegelikult, kui nüüd natuke järgi mõelda, et me ei pea elama nagu kuskil Venezuelas või siukses slummis, eks ju. Et riik on nagu üks slumm. Meil on siin oma kultuur ja oma ilus loodus. Ja võib-olla siis tagasi sõidan mööda Mustamäe teed, siis saab võrrelda, et minu jaoks alati see Sõpruse puiestee on nagu jah, selline palju sümpaatsem olnud, just oma sellise roheluse, avaruse pärast. Siin ei ole väga palju mingid ummikuid. 2 sõidurada mõlemas sõidusuunas. Nüüd on Mustamäe tee ka 90-ndatel vist laiendati, nii et 2+2 tuli sinna ka. Enne oli minu meelest 1+1 seal. Aga minu meelest see Mustamäe tee on selline nagu tööstuspiirkond. Alati olnud natuke selline kõle ja kole võrreldes Sõpruse puiesteega. Ja eks Mustamäe üks suur eelis on ka see, et siin on päris palju niisugust rohelust ikkagi. Et on näha need isegi siin haljasalal, haljas ribal, mis on siin sõidusuundade vahel, on nagu tekitatud sellist ilusat värvilist dekoratsiooni. Nõukaajal olid siin mingid punased viisnurgad, mingisugused autööle, umbes sellised muud sellised sloganid. Aga nüüd jah, on see suur võrdlusmoment on nagu, et kuidas on rinnakaamera võrreldes kiivrikaameraga. Et see nurk on kindlasti erinev. Ei ole näha, kuhu ma pead pööran. Et
kui mingisugune olukord on, et saaks ütelda, et no pöörasin pead ja vaatasin või midagi sellist või et ka lihtsalt, et näha midagi, kui on midagi huvi pakkuvat kuskil kõrval, siis keha ma ei hakka siin peal väga keerama niimoodi sõidu ajal. On siis Lehola peatus, mida rahvas kutsub Kännukukaks kunagise kultusrestorani järgi, kus nüüd ei ole enam midagi, mis võiks olla kultusobjektiks. Et jah, need asjad muutuvad. Aga jah, Vilde tee. Üks erandlik tee, kus ühtegi maja pole numbritega 1–50. Kõige väiksem maja number on 52. Ja seda ei ole võimalik ka nagu pikendada, sest et üle ristmiku, seal kus väiksemad maja numbrid on, seal muutub Vilde tee hoopis süütiste teeks ja seal on juba numbrid olemas. Ilmselt ühest alates. Nii et selline huvitav asi, ei tea, miks see nii on juhtunud Vilde teega. Aga siit ma praegu lõpetan oma video.